Mitte asjatult ei valinud ma Jaaguga kohtumispaigaks nimelt seda sama Vanemuise kontsertsaali lava. Mis sa arvad, miks? No, ma ei tea, siin võib-olla arvata, et ma olen vist üks väestest, kes ei ole kunagi nendel Tartu päevadel ise siin laval nagu üles astunud ja osalenud. Kuidas see niimoodi on juhtunud? Oled sa ära olnud või? Ei, ma ei ole ära olnud, aga võib-olla seda saab seletada sellega, et ma olen loovutanud selle lava alt oma poiste päralt. Kõik eelmised aastad on see olnud siis ansambel Radar ja sellel aastal koguni 2 seltskonnaga astusid poisid üles. Üks oli Aare Põder, Raul Vaigla ja Riho Sibul ja teine ansambel oli Slava Kobreni bluesbänd. Nii et tuleb ohverdada millegi jaoks. Aga sul ikkagi ei teki niisugust tunnet, et nüüd istudes seal üleval rõdul, et õudselt tahaks olla ka siin teiste juures ja koos teha kõik? On küll, jah. Ma seda mõtet ei ole muidugi maha matnud, kes teab. Võib-olla järgmisel aastal, võib-olla ülejärgmisele kindlasti, aga ma seda võimalust mööda ei lase. Kui vähegi aega on ja mingeid ideesi tuleb, siis ikka väga tahaks osa võtta. Milline on sinu, ütleme, kõige tugevam mulje, mis nüüd nende päevade jooksul on saanud? Tähendab, mis mulle kõige rohkem head meelt teeb. Nii esimesel päeval, nii täna põhilist tooni näeb ikka vana Kaardivägi. Väga tore on seda vaadata, nii Iivo kui Tõnis kui ka Gunnar Kraps. Silvi loomulikult lihtsalt südamesoojusega räägin kõikide nende oma kolleegide esinemistest. See, et mulle lihtsalt unustamata mulje. No, aitäh, me loodame, et sa siia lavale jõuad. Püüan.